Tere uut nädalat teile! Mina olen Kerli. Mina olen Rauno. Ja piilume tänaseid teemasid. Tallinna Ülikool tõi teaduse tudengitele lähemale. Heidame pilgud tarbijaõigustele. Coca-Cola Plazasse kolisid unetud mängurid. Balti filmi- ja meediakool on enda tiiva alla võtnud 5–10-aastased lapsed. Tallinna Ülikooli uksed olid pärani lahti. Eksperimentaaltiim selgitab välja, kui abivalmid on meie inimesed. Ja nüüd kõigest lähemalt. Teadus ei ole ainult teadlaste pärusmaa ning tahtmise korral võib igaüks endale sobiva valdkonna leida. Eelmisel nädalal just tudengitesse teadushuvi süstitigi. 10.–14. märtsini toimus Tallinna Ülikoolis teadusnädal, mille raames toimus mitmeid meelelahutuslikke ning harivaid üritusi. Näiteks korraldati üheskoos emakeelepäeva etteütlust ja sooritati kodukeemiakatseid. Pimeduse saabudes oli huvilistel võimalik osa võtta linnahalli katusel toimuvast tähevaatlusest. Tähevaatluse korraldaja Martin Vällik toob välja, et avalike vaatluses on aastast aastasse toimunud tihedalt ning huvi nende vastu on alati olnud suur. Tähevaatlused on alati populaarsed. Muidugi see sõltub teavitusest, eks ju, ja nagu me oleme ka tähele pannud, siis ka ilmast. Kui ikka ilma on väga selline veider, siis inimesed igaks juhuks ei tule. Mõned jälle igaks juhuks tulevad, olgu või väga pilves. Aga kui on nagu niisugune hea seisev, väheliikuv kõrgrõhkkond, mis hoiab nagu ilma pikalt selge ja on prognoositav näiteks 3 päeva peal ette, et on kindlasti selge ilm, siis see on nagu väga hea võimalus teha teavitust ja siis tuleb inimesi 10 ja 100 kaupa kohale. Vaatlustel on oodatud nii asjatundjad kui ka algajad astronoomia huvilised. Tulevad emad, tulevad isad, üliõpilased, lapselapsed, koerad, kassid, kõik tulevad, eks ju, vaadata siis tähti, kuud või planeete, mida siin iganes siis parasjagu näha on. Kõige huvitavamad olukorrad tähevaatlusel leiavad aset, kui on võimalik silmata mõnd harva esinevat juhtumit. Merkuuri üleminek päikeselt, see on päevasel ajal paista, eks ju, siis kui päike paistab, et see ei ole sugugi öisavaatlusega seotud. Või ka siis nüüd oli hiljuti Veenuse üleminek päikeselt. Et need olid sellised sündmused, mida meie silmad vist enam ei näe, vähemalt Veenuse üleminekut, mitte Merkuuri oma vast näeme veel. Vällik nendib, et astronoomiale võiks koolide õppekavades rohkem rõhku panna. Nii palju, kui mina koolis oma õpilaste pealt näen, eks ju, siis küll, kui ütled astronoomia, siis astronoomia on minu lemmikteadus. No muidugi astronoomia on selline, ta on visuaalne, eks ju, seal saab ise midagi teha, minna ja vaadata ja tundma õppida. Et ta on tõesti selline hea teaduse populariseerimise vahend, mis ehk toob siis uusi inimesi teaduse õppimise juurde. Reedel tuli külla psühhobussi teadusteater, mis etendas lihtsaid eksperimente, mille põhieesmärgiks oli psühholoogia kui teaduse tutvustamine. Seda läbi erinevate harivate demonstratsioonide ja praktiliste harjutuste, mis andsid teadmisi tajust, muusikast ja mälust. Noored psühholoogid jagasid Tudeng TV-le ka nippe, kuidas eksamiks õppimist tudengitel lihtsamaks muuta. Tihtipeale õpitakse eksamiks näiteks nii, et konspektis tehakse highlighteriga kõik siis vajalik highlightitakse ära ja siis õpitakse selle järgi. Aga teadlased tegelikult on uuringutest leidnud, et see väga hästi ei tööta. Palju paremini töötab see, et kui te õpite eksamiks ja te testite ennast kogu aeg selle materjali peale, mida teil vaja läheb. Internetis näiteks on selline programm nimega Anki, ma võin kirjutada selle üles ka. See on A-N-K-I ja see on flashcardi programm, millega saab panna sisse sinna programmi siis küsimused ja vastused ja mõistlik on seda terve semestri jooksul täita ja siis kui eksamid tulevad, siis ennast testida ja see töötab. Tallinna Ülikool jätkab teadusnädalate traditsiooni ka järgnevatel aastatel. Tänapäeval on raske leida isikut, kes ei oleks tarbija. Tarbitakse õhku, vett, toiteaineid, teenuseid ja hüvesid. Kuidas aga olla kindel, et tehing, mis tehakse, on õiglane? Selleks oleme kutsunud stuudiosse Aave Jürgeni Tallinna ettevõtlusametist, kes selgitab meile täpsemalt tarbijaõiguste tagamaid. Tere, Aave! Tere! Kust algab tarbimine? Kui võtta seaduse sätted aluseks, siis tarbijakaitse seadus sätestab, et tarbija on ise füüsiline isik, kes ostab kaupa või tellib teenust. Aga millised on siis peamised tarbija õigused? Ütleme nii, et kui mina lähen kauplusesse,
ostma midagi, siis ma olen juba sõlminud nagu lepingu. Seda nimetatakse nagu tarbijalepinguks. Tarbijale on antud natukene tugevam pool või positsioon kui nüüd müüjale. Tootjaid on tohutult palju ja tooteid on palju, mida me igapäevaelus peame ostma. Võtame näiteks kas saia või leivatooted või piimatooted, neid on ju juba meie kauplusteski üle 30 nimetuse. Aga kuidas siis olekski võimalik olla teadlik tarbija? Toidukaupade märgistuse puhul on kohustuslikud nõuded, mida peab tootja sinna peale panema. See on kindlasti tootja maa, kogus, märge parim enne. Mida see tähendab? Kui realiseerimise aeg on lõppenud, siis tootja enam ei vastuta selle kauba kvaliteedi eest. Ja nii me näemegi kauplustest, kus on need ostukorvid, eks ju suured, kus ongi need parim enne kaubad, need on nagu küpsis, kohv, tee, mida võime me küll sealt korvist võtta, aga see jääb meie vastutada. Kas me saame toidumürgituse või me seda ei saa või meil tekib mingi muu tervisehäda. Kõlblik kuni tähendab seda, et kiiresti riknevate kaupade peale realiseerimise aeg on selleks hetkeks lõppenud ja seda enam müüa ei tohi ja ka tarvitada ei tohi. Kui teadlikud tarbijad tudengid on? Mina loodan, et tudengid on teadlikud tarbijad. Aga eks ka nendel juhtub probleeme, mida nad ei saa ära lahendatud iseseisvalt või kaupmees on väga jäik. See on üks niisugune probleem, et kaupmehed püüavad ära kasutada. Mis on peamised probleemid, millega tudengid pöörduvad näiteks teie poole? Otseselt tudengid ei pöörduvad rohkem tudengite vanemad või vanavanemad. Nagu me teame, väga lihtsalt saab tänapäeval laene. Ja üks meie tarbijaõiguste päeva teema ongi laen, kas abimees või vaenlane. Minu meelest päris hea pealkiri. Tasuks kuulama tulla. Täname, et tulite saatesse ja stuudiosse. Aitäh kutsumast! Reede öösel koguneti Coca-Cola Plaza suurimasse kinosaali, et pidada maha tuliseid võistlusi ja mängida videomänge. Enne lörtsist nädalavahetust toimus kinos Coca-Cola Plaza äge mängutöö. Mitmes kord selline üritus toimub? 4. korda vist. Tundub olevat 4. jah, mängutöö nime all vähemalt. Mängutööl, aga tegelikult me hakkasime seda korraldama aastal 2010. Sellist mingil määral taolist kontseptsiooni ja siis nüüd on see kasvanud välja siia, kus me oleme. Kust kohast sai see nagu idee alguse, et korraldada mängutöö, kutsuda palju inimesi ja jagada ära palju tasuta Eesmärk on alati olnud hästi palju tasuta kraami ära jagada, sest meil on üle seda lihtsalt. Meil on väga lahked sponsorid õnneks, kes on alati valmis aitama Eesti mängukultuuri arengut või rohkem inimesi kokku viia, teeme pulli ja jagame auhindu. Eesmärk on ka alati olnud see, et tuua sarnast huvidega inimesed kokku, sest kui nüüd täiesti aus olla, siis Eestis ei ole sellist võimalust. Kogu Eesti mängumaastik on hästi laiali valgunud ja peamiselt eksisteerib internetis. Ja see on ka põhjus, miks me teeme mängutööd. Ehk siis, et need inimesed, kes tavaliselt internetis mängivad, saavad tulla kokku ja reaalselt näost näkku mängida võimalikult suure ekraani peal. Alati. Seekord koliti ühte Eesti suurimasse kinosaali, et pidada maha võimsaid turnamente ja turgutada Eesti videomängukultuuri. Kohal käis üle 350 külastaja. Esmaspäeva õhtuti võib Balti Filmi meediakoolis kohata noori filmihuvilisi. BFM on loomas televisiooni ja filmitegijatele järelkasvu. Alates jaanuarikuust võib BFM-i telestuudios kohata 5–10-aastaseid lapsi, kes läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste õpivad teleuudiseid, filmiklippe ning sotsiaalreklaame tegema. BFM-i laste filmikool on laste filmikool, kus lapsed saavad tutvuda selle suurepärase majaga, ääriveeriga, nende tegevustega, mis siin koolis õpetatakse. Nad saavad õppida visuaalse kirjaoskust. Nad saavad teada, mis on avalik ja privaatne, mis on näiteks autoriõigused ja nad saavad uurida, mängida, filmida, testida ja katsetada, ühesõnaga pusida kõvasti.
Lisaks õpivad lapsed järjest arenevast digikultuuris tehnikaga paremini toime tulema. Õpitakse, kuidas kasutada iPad'e, kaameraid ja arvuteid teisiti, kui seda on seni tehtud. Miks teie laps siin käib? Ta on juba, ma arvan, 4 aastat. Iseseisvalt või siis Nukufilmi lastestuudio erinevate suvelaagrite raames käinud mitmesuguseid filme tegemas ja ka muu hulgas ise ühes päris filmis mänginud. Üks mu sõber oli see film. Ja see tähendab seda, et kuna meil kodus toimus niikuinii selline kestev filmitöö, siis oli mõistlik professionaalset abi leida, suuniseid edasiseks. Tänaseks on lapsed teinud ühe reklaamiklipi Raadio 2 programmile Silmad lahti ning on kätt proovinud lühifilmide ja animatsiooniklippide tegemises. Mis te praegu siin teete? Me teeme liikumisaasta teemalist videot. Ja mis video teil on selline? Selline, kus jänes läheb kontorisse, aga ta on hästi paks ja siis lehm soovitab tal minna jõusaali. Kas jänes läheb lehma soovitusel jõusaali ja kas ta jõuab tervislikuma kehakaaluni? See ja palju muudki selgub juba maikuus, kui laste valminud filmid BFM-i Supernova kinos esilinastusele jõuavad. Kõigil huvilistel oli 14. märtsil võimalus käia uudistamas, mis tunne on õppida Tallinna Ülikoolis. Nimelt toimus avatud uste päev ja tegevust jätkus terveks päevaks. Tallinna Ülikooli uksed olid taaskord pärani valla. Nimelt leidis reedel aset avatud uste päev. Terve päeva jooksul oli huvilistel võimalik osa võtta erinevatest üritustest. Toimusid infotunnid ja avatud loengud. Astra aatriumis püsti pandud erialade messil oli võimalus kohtuda instituutide tudengitega ja uurida veidi rohkem just sind huvitava eriala kohta. Lisaks viidi läbi ka erinevaid tegevusi, lõbusaid võistlusi ja viktoriine. Üles astusid Teelüü kammerkoor ja noortebänd 2013 võitja Ziggy Wild. Päeva lõpupoole näidati Supernova kinos ka BFM-i filmiparemikku. TTÜ-s toimub avatud ustepäev 18. ja Tartus 19. märtsil. Eksperimentaaltiim lavastas stseeni, kus inimene kukkus rahva eest tänavale maha. Adrian, Stephanie, Agrita, Elisabeth, Valeria ja Lucia tahtsid läbi viia sotsiaaleksperimenti, kus üks inimene kukub pikali. Vaatame, kui abivalmis on meie inimesed. Ja nagu selgus, on meie inimesed siiski väga abivalmid. Mis siis, et öeldakse, et Eesti inimesed on külmad, aga kui keegi ikka kõrval käpla käib, siis ikka tullakse appi küll. Tänaseks kõik. Tudeng TV kohtub teiega juba järgmisel nädalal. Nägemiseni! Nägemiseni!